Seanud andmepedaalid, pederastid. Bemmid on juba kohal, kedagi on välja toodud, viidi ära. Inimlikult oleks saanud, inimlikult. Te peksate neid, me teame, et te peksisite neid. Mis siis parem on? Teie! See on vägivald. Ma ei lahku auto juures. Saš, palun kutsu politsei. Venemaal algas see, mille üle venelased nii väga armastasid naerda ja pilgata, kommenteerides mobilisatsiooni küsimust Ukrainas. Venemaal algas meeste bussidega sõtta Ukrainasse saatmine. Eelkõige ilmusid interneti teated, et Venemaa Pensas hakatakse mehi otse tänavatel kinni võtma ja viima sõjaväekomissariaatidesse. Sellest teatavad praegu vastavad kanalid. Kohalikud elanikud kirjutavad massiliselt haarangutes kohalikes vestlusgruppides ning avaldavad fotosid ja videoid. Lisaks hakkasid Pensa elanikud äkitselt kurtma, et nüüd ei tohi mehed isegi tänavale minna, sest seal võetakse nad kohe kinni ja viiakse sõjaväekomissariaati ning sealt edasi sõtta. Siinkohal tahakski meenutada, kuidas veel 6 aega tagasi hakati Venemaa regioonides üha suuremale hulgale meestele jagama niinimetatud mobilisatsiooniteateid. Aga uurime nüüd, mis siis toimub ja kus ning kuidas toimub bussifikatsioon Venemaal. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar. Niisiis, Pensa Telegrami vestlustes algas mingi kummaline paanika. Kirjutatakse, et meestel tuleks end hoida ja mitte tänavale minna. No loeme siis, mida seal täna kirjutatakse. Toon teile ka ekraani pilte, loeme neid koos. Kogu Sputniku piirkonna on sõjavägi ja politsei ümber piiranud. Käiakse ka korterites. Praegu seisavad kõikjal. Sa ei saa praegu kodust välja minna. Ka Sovremenniku juures seisavad. Täielik jama toimub. Hirmus on isegi poeni kodust välja minna. Ma tean seda ise ka. Veel räägitakse, et inimeste arv, keda ilmselt vaja kokku saada, pole õige. Neil on vaja rohkem kui 1000 inimest. Räägitakse, et Kamenkas on vaja 700. Pensas 1000 kuni 1500. Jutt käib mobilisatsiooniplaanidest. Hoidke oma mehi Sõrski sillast eemal, praegu ärgu sinna sõitku, võetakse autodest ära, Radužnaja 1. Mentiid seisavad koos sõjaväekomissariaadiga. Piskaja sõidab ka ringi. Väike buss sõjaväevormis inimestega märgati Skitkina poe juures. Piskaja 1G. Aitäh info eest. Poisid, kui keegi näeb midagi sellist hoovis, linnas või kus iganes, andke kohe teada. Ärge laske üksteisel nulli minna. Võimalusel tehke autodest pilte ja pildistage nende näod. Kiševat tõi 3 juures viiakse inimesi autodega ära. Olge ettevaatlikud. Olge ettevaatlikud. Siin on juba originaalkeel. Ja edasi. Pensa. Pensošuist. Mentid sõidavad tsiviilautoga ringi ja otsivad mehi. Jah, totaalne mobilisatsioon. Taškini isa ütles, et ta on praegu ilmselt juba kuskile teele asunud. Üldiselt, nagu te aru saate, on Pensa linnas praegu sellised meeleolud. Ja ilmselt on mobilisatsioon tõesti alanud, aga mis toimub? Venemaal on alanud seesama sunduslikkus, sunniviisiline mobilisatsioon, kuid praegu püütakse seda veel varjata. Tunnistajate sõnul sõidavad Vene Pensa linnas ringi sõjaväelased mikrobussidega, korjavad suvalisi mehi üles ja viivad nad sõjaväekomissariaati. Allikad teatavad, et Pensa võimudele ja sõjaväekomissariaatidele on väidetavalt seatud ülesandeks koguda ööpäevaga 1000 vabatahtliku SVO jaoks. Venemaal nimetatakse selliseid haaranguid vabatahtlike värbamiseks. See on siis, kui tehastesse saabub mobilisatsiooniplaan ja tehase või ettevõtte juhtkond otsustab ise, kes nende töötajatest saab sel kuul järgmiseks vabatahtlikuks. Pensa elanikel tekib tunne, et on alanud suur mobilisatsioon. Lõpuks viiakse mehed sõjaväekomissariaatidesse ja seal lõpeb kõik taas nii-öelda vabatahtliku lepingule allakirjutamisega. Nüüd on internetis ilmunud video Pensa Sklatskaja tänava sõjaväekomissariaadi juurest, kus naised ja emad üritavad meestega blokeerida mikrobussi, milles on juba kokku pandud mehed. Nad kurdavad, et kellelgi on halb, aga kiirabi ei kutsunud muidugi keegi. Öelge, miks siis ei kutsutud kiirabi inimesele, kellel oli halb? Ei, Vasja, ma tean kõike. Palun öelge, ma arvan, et nad tõusevad kohe üles ja tulevad nüüd suurelt kohale. Joška, ma palun sind, ma palvetan sinu eest. Ma tean, Joška. Poisid, ma armastan sind. Poisid!
Ütke nüüd, kas kõik kirjutasid vabatahtlikult lepingule alla? Teid sunniti, öelge, kas teid sunniti, kas teid peksti. Vabatahtlikult või mitte? Lihtsalt palvetage Jumala poole, ärge nutke, kõik. Ärge jätke meid, palun, jääme siia. Ljoška. Pane uks kinni. Miks te ei anna 5 minutit? Tuvastage, andke andeks. Piisab juba. Oleks saanud inimlikult käituda. Te ajate neid segadusse. Me teame, et te olete elamust. Mis siis parem oleks? Teie! Me võtame teid vastu, te olete veroplesid. Te ei suuda 5 minutit inimlikult anda. Teie. Zaplesni. Me kõik vastutame. Saage teada. Et ta ei tagurdanud. Me kõik vastutame. Uurige välja, mida ta. Miks te mind katsute? See on vägivald. Ma ei lahku auto juurest. Te peate nüüd politsei kutsuma, sest neiu ei lase teil läbi sõita. Saša, palun kutsu politsei. Ma kurat kutsun kohe Aktari kohale. Lase mind lahti. Kui ei tee, siis kutsu. Me kutsume ise. Lülita see sisse. Taga! Jah, milleks? Kutsuge! Võtke vaip, andke vaip! Pover, palun minge eest ära, kutsuge! Kas teil on telefon? Võtke vaip, andke vaip! Vaip! Vaip, avaži auto. Avage, ta sureb muidu. Ei too kohale. Me oleme nende pede käes läbi. Me oleme juba nende pede käes läbi. Mis te teete? Lisaks ilmusid kaadrid, kus on näha, kuidas inimene tõmmatakse otse oma BMW autost välja. Seal nad ongi need pederastid. Juba tõmmati välja. Kedagi viidi minema. Reididest teatatakse mitte ainult Pensas, vaid ka teistes piirkonna asulates. Peale tänavate käiakse läbi ka kodusid. Nagu vestlustes kirjutatakse, tullakse juba ka aadresside järgi. Ja siin on näiteks see, mida pensalased üksteisele saadavad. Kuulake seda häälsõnumit ühest Pensa linna vestlusest. Saada see kõigile, et kõik oleksid kursis, mis toimub Kamenkas. Sõidab veel ringi must mikrobuss, seal sees on 7 inimest. Nemadki koguvad inimesi. On tulnud kvoot, et Kamenkas tuleb ära viia 700 inimest. Üks neist olevat isegi töölt taksosse tööle läinud. Autoliigasse. Mis seal veel on, Katja? Üks naine. Mees läheneb ja hüpnotiseerib Lühidalt. mehi. Kõik viiakse ära. Peitsin end tema juurde, hommikul käidi ringi. Peitsin end koha peal, ei. Ma saatsin video, aga see on esimene osa. See on täna öösel, kui viidi ära 20 inimest, kes läks piima tooma, kes viidi prügikastist ära. Kedagi viidi kodust ära, kedagi tõmmati traktorist välja, kedagi viidi kalalt ära. 20 inimest. Kamenka. Kuznetsk, Penza. Veel viidi karjus põllult minema. Nad tulevad suvaliselt, viivad ära, peksavad, süstitakse, pannakse lepingule allkiri ja kõik. Selle video filmis seal advokaat, üks naine saatis selle. Ta saadab veel, ma saadan ka veel. Ta palub kõigil seda edasi saata, et kõik oma meestel silma peal hoiaksid. Kuskile ei tohi minna, üksi ei tohi kedagi välja lasta. Aga kas tasub imestada? Ei, muidugi mitte. Tundub, et Venemaal otsustati vaikselt ilma ametliku teateta mobilisatsiooni siiski tugevdada. Kõik viis ka selleni. Pole ju asjata, et Vladimir Putin keelas kõik mõeldavad ja mõeldamatud sotsiaalvõrgustikud. Ja mitte asjata ei lülitanud ta venelastel interneti välja.
venelasi söödeti ju pikka aega muinasjuttudega sellest, et neilt võetakse internet ja mobiilside ära. Väidetavad selleks, et Ukraina droonid ei saaks rünnata. Kui mobiilside ja internet välja lülitada, siis droon lendab kuhugi teise suunda. Lõpuks ründavad 18. juunil Ukraina droonid massiliselt Moskvad. Rünnatakse Moskva naftatöötlemistehast. Ja ei sideühenduse ega interneti katkestamine ei takistanud seda. Ka mina hoiatasin sellel YouTube'i kanalil, et Venemaal valmistatakse ette mobilisatsiooni, aga pesemata venelased naersid tavaliselt selle üle, nüüd pole neil ilmselt enam naljakas. Tuletan meelde, et juba mai lõpus ilmus palju teateid selle kohta, et venelasi hakati massiliselt kutsuma sõjaväekomissariaatilesse, väidetavalt lihtsalt andmete täpsustamiseks. Ja seal anti neile kohe ka mobilisatsiooni ettekirjutused. Nendes on kirjas, mida tuleb teha ja millal tuleb teha, kui kuulutatakse välja mobilisatsioon. Aga nagu näeme, otsustas Putin minna veidi teist teed, korjata tänavalt üles kõik mehed järjest ja viia nad sõjaväekomissariaatidesse. Ja seal survestada venelasi allkirjastama vabatahtliku lepingut erisõjalise operatsiooni jaoks. Ja teate, lõpus toon ma lihtsalt hämmastava sõnumi Venemaa väidetavat opositsioonilistest meediakanalitest. Siin on lihtsalt tsitaat. Ukraina bussifitseerimiseni see muidugi ei küüni, kuid tendents on ebameeldiv. Saate aru, venelased ei hakka sellega midagi ette võtma. Sest see on tendents. Tendents on lihtsalt selline ebameeldiv, ehk siis nad ei kavatse mässata, kui neid hakatakse kinni püüdma ja nii edasi. Ukrainlastega on kõik selge, ukrainlased kaitsevad oma kodu ja kes saab relva kätte võtta, see võtab ja kaitseb. Ja mobilisatsiooni küsimus Ukrainas on hoopis teistmoodi. Aga venelased, keda agressoritena, mitte lihtsalt agressoritena, vaid just agressoritena saadetakse teise riigi vastu. Neile öeldakse, sõida teise riiki ja sure võõral maal. Siin võiksid nad lõpuks mässama hakata, aga ei, venelased seda ei tee. Nad hakkavad nüüd välja mõtlema selliseid versioone, et jah, meil on halb, aga Ukrainas on veel hullem. Ja mitte niisama. Alles hiljuti tunnistas Vladimir Putin, et majandus on tõesti kokku kukkunud. Majandus läks halvemaks ja ta lisas kohe juurde, aga see on nüüd selline, Euroopas on halb majandus juba palju aastaid. Noh, jah. Meie majandus läks halvemaks, aga kellelgi on veel halvem. Seetõttu ongi venelane sellega juba rahul. Ja nüüd ütleb keskmine venelane, noh jah, meil ka hakati inimesi bussidesse toppima, aga Ukrainas on ju palju hullem. Seetõttu võib rõõmustada. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.